Jätkame oma reportaaži ja oleme jõudnud, ohoo! Tervitus, Mirakas! No ma ütlen, et nii väiksena ma tulen ennast harva, kui ma sinu juurde alati satun, siis ma saan aru, et kui väikse inimesega on tegemist. No räägi, mida sa teed, Kadju? Olin külalisena siia, et oma inimesi natuke toetada. Nii, aga mida te pakute? Käsitöölut, äkki väikse põpsu saab proovida ka või? Pane siis ka lipsu olla. Käsitöölu, näete, sellised ma näitan siit ära, praegu siin on erinevad Jaapani õlud, eks ole või? On või? Või on nad nimedega Jaapani? Need on Jaapanis kõik. Need on kõik Jaapanis. See värk. Pane mulle midagi, mis oleks nagu hea, mida sa ütled, vaat seda võiks proovida. No pane! Ütleme nii, et pitsi ma ei sülita ja siukene sportlik naps peale hooaega on väga teretulnud. See on nüüd siis Jata, on õieti üldse? Jata sake. Ume. Jata ume. Loomivein tegelikult. Loomivein, vaatame kohe. Kuule, ahoi sinu terviseks. Tervist. Jaa, ahoi. Näed sa siukse meestega saab arva, kui sa võtta koos näha. Kuule, oi, aga see on täitsa huvitav maitsega. Täitsa selline, ta on isegi siuke naistekas, nagu võiks öelda. Paned jääkuubiga sisse. No. Ma kardan, et naised peaksid meelest. See oli nüüd, ütle, mis see oli, vaatame seda ka lähemalt. Jata Momo, väga vappa. Sidruline. Virsik. Kuule, see on ju puhas naistekas ju. See on nagu limpsi laseks. Niisugust mõleid ta on, mitte limpsi, vaid ta oleks nagu mehu. Ta oleks nagu siukene, ongi nagu mehu sisse viina pandud. Mehukati. Ajad on tagasi, kõik tuleb tagasi. Nii, aga nüüd me oleme jõudnud juba Juusu, kuule, võtaks vähe timpsi maha, sõbrad, ma kõrdan, et kui me juba sinna äärde jõuame, siis on reporter, ja vaadake, issand jumal, Kadrian ja Maria on alati säravad, ootavad teid Sushimoni boksis ja siit saab sushit ka kaasa ja mis teil veel huvitavat siin on? Siin on mänguasju pakute ka. Lotte Grii, Alle Griiga loos või ta? Sellised karastusjoogid Jaapani. Ahaa, millised need on? Poka, sidruni maitseline vitamiinijook. Sellised. Ja siis Jaapanis ülipopulaarne ilma suhkruta roheline tee. Roheline tee, no see on meil on ju kõik need rohelised teed alati üle suhkrustatud. Nii, aga see on ilma. Väga huvitav, proovime selle ära, mul on Juusu on käes, jah? Juuno sidrun. Juuno. Oi jumal, see on veel parem. Ta on just siuke mõnus, natuke hapukas ka. Väga super. Kuule, aga tead, kas seda õllelonksu ma prooviks Jaapani õlu ka ära? Ma ei ole Jaapani õlut, ma ka ära. Väikse tilga, pane mul väike tilk, ma ei tea, kas sul või paned enda juures siit mulle väikse sutsu. Teeme tokki lahti. Paneme siit ühe väikse sutsu, vaatame, mis siis saab. Tumedad Jaapani õlut, et kõik on Jaapanis toodud konteineriga, Jaapanis villitakse, Jaapanis pannakse pudelisse, Jaapanis tuuakse konteineriga Eestisse ja Eestist müüme laiali Euroopasse. No selge, no kohe proovime ära, ma ütlen, et ma õllegurmaan ei ole, aga ma ikka aeg-ajalt õlut joon, vaatame siis, meil praegu läks Tokyo Black on siin. Ja kiisuõlu paneme ka juurde ikka. Ja ei kiisukas, ja kusjuures. Selline mees võib peal. No nii hakkab pihta. On see spetsiaalselt või seal kuidagi lihtsalt nendes, no Sumani seal nagu ikkagi rahvusspordi staatuses. Meil on kusjuures boksis on metskass. Vaat metskassile peaks ühe siukse viimaga ühe siukse õlle. Nii, aga proostid siit ja ahoi. Ahoi, op. Täitsa mõnus, ta on just siuke täpselt nagu õlu olema peab, ta ei ole liiga mõrkjas, mida ma ei taha väga. Täitsa mõnus, hea tume õlu. Ma ei teagi, mis see pross siin sees on, aga ta ei ole väga kange ka, mul on siuke sõnne. Ja ta on paras jagu, et ta ei ole liiga kange ka. Kingise porteri tüüpi, vaata nagu Guinnessi meenutab. Aga seal on nagu seda šokolaadjust ja super. Aga igal juhul teie terviseks palju rahulolu kliente, aitäh sulle, Paruto. Aitäh sulle. Ja super, kiitus, edu. Nii, ja oleme jõudnud tagasi oma boksi ja loomulikult metskassile mul väike kingitus ka. Paruto poolt saadetud Jaapani õlu, Kornjau. Nii, läheme siia poole ja kes meil siin boksis on? Kõik luuslangi lööjad istuvad meil siin. Niimoodi, väike kingitus metskass sulle. Paruto poolt. Minu pildiga või? Sinu pildiga, Kornjau. Kornjau, Kormas. Paruto saatis sulle Jaapani õlu. Äge. Tänud Parutole siin kohal juba intervjuud Parutoga kohe te näete. See eelneb sellele samale, sest see videolõik lõpeb just selle sama lõiguga praegu. Ma loodan, et ma suutsin siin natukenegi üllatada ja rõõmustada. Palju pole vaja sellisel palaval suvepäeval, ma arvan, et see õlu kulub meile marjaks ära siin.
eks ole ju. Ja sinule on üks Tokyo oma ka Boruto poolt, nii et poiss, tegutse, eks ole.